Aprilli uus nädal toob palju uusi alguseid ja selgust. Ehk siis sinu ees avanevad võimalused tõeliselt särada sellena, kes sa oled, sellena, milles sa päriselt hea oled. Uksed avanevad, aga sa julged neist läbi astuda. Ehk siis aprillis tõugatakse meid tõesti mõtlema sellele, et millist maailma ma endale ümber loon, kas ma loon rohkem hävingut või õitsengut, ja siin tõugatakse siis päris konkreetselt kohe vaatama, et millised minu käitumisviisid ja mõttemallid siis on eluterved ja millised ei ole, mida ma maailmale pakun ja miks ma siin teekonnal olen. Inimesed hakkavad nüüd jagunema 2 lehte, ehk siis need, kes on selles maises maailmas kinni, võistlevad, võitlevad, on kadeduse, viha, pessimismi energias, ja siis need, kes sellest lahti lasevad ja otsustavad, ma tahan teistmoodi elada. See on nüüd see koht nagu Matrixis, et kas sa hüppad või mitte. Need, kes hüpet ära ei tee, neil jääb selline suur südamevalu sisse ja on selline tunne, et ma olen elust kõrvale jäetud. Nad ei ole eluga rahul ja kogu aeg on selline tunne, et ma tahan edasi liikuda, aga ma ei saa. Miks ometigi universum mind karistab? Universum ei karista kedagi. Universum lihtsalt vaatab kõrvalt, mis valikuid sa teed ja katsub sind suunata, aga kui inimene süüdistab ainult elu või teisi inimesi, siis tegelikult ta ei saagi edasi liikuda, sest enda valikute eest tuleb võtta vastutus. Ja siis saab valida teistmoodi. Ja siis need inimesed, kes elavad selles maises plaanis ja ei võta vastu oma teejuhtide sõnumeid, siis nende elu läheb üsna keeruliseks. Ja siis ongi see, et nad tahadki reaalsust irjuda, need kõik AI, ajukiipide teema. See on hirmutav, aga reaalsus. Need, kes valivad teisiti, neil tuleb siis armastusenergia. Ehk siis sarnased inimesed saavad omavahel kokku ja leiavad üksteist tegelikult, kui sa selles autentsuse väes särad. Nii et ära karda seda teha, eriti sel nädalal. Ja pidevalt on palju õppida, elu ei ole igav, sugugi mitte. Tekib stress lähedaste seisukohast, sest paljud pereliikmed, sõbrad, vanad tuttavad on ikkagi selles vanas energias kinni, kus võisteldakse üksteisega, kus kogu aeg peab ära panema, kus kogu aeg peab, ma ei tea, naabrist eespool olema. Igasugustes suhetes nüüd on kvaliteet olulisem kui kvantiteet, nii et vanad suhted hakkavad ära kaduma. Ehk siis suhted, kus tegelikult asjad pole balansis, kus on pidev ärevus, kommunikatsiooniprobleemid, valed, see ei kanna enam lihtsalt. Et on aeg see torn ümber lükata või siis elu teeb seda sinu eest. Sinu aeg on särada ja kui su partnerlussuhe seda ei võimalda või sind allapoole tõmbab, siis see ei ole enam sinu jaoks ja see saab väga-väga selgeks sel nädalal. Need, kelle partner toetab seda säramist, need saavad, mis nad tahavad ja selline koos õnneloomise energia on hästi suur. Ehk siis sel nädalal on tõesti aeg rääkida tulevikuplaanidest, sellest, mis visiooni te kannate, mis väärtusid esindate ja mida te maailmale pakute. Ehk siis teie missioon on suurem ainult teist endist. Nii et kommunikatsiooni nädal päris võimsalt kohe. Need, kes on vallalised, siis sel nädalal on selline õiglustunde otsing. Ehk siis kui paistab, et juba algusest peale teine inimene näiteks paku sulle sama palju, kui sa ise ei pinguta, ei helista, ei räägi, siis tundub, et see ei ole piisav. Ei olegi ju. Et selline lihtsalt tähelepanu või füüsiline kontakt ei paku enam pinget. Et pigem ei tahaks siis üldse rääkida, et tahaks seda tõelist armastust, sest nüüd on tõesti aeg hingesugulastel kokku saada, oma jõud ühendada ja siin maailmas midagi korda saata. Nii et pigem siis, kui ei paista sellist väärilist kaaslast veel, siis anna sellele aega, lihtsalt keskendu õppimisele, leia endale mentor ja keskendu praktilistele asjadele. Et hingel sugulasi võib olla erinevas mastaabis, ei pea olema ainult romantilises mõttes. Millegi õppimine, just nimelt tuleb jälle esile, viib sind sinu hinge perekonnani. Sest paljudel siin ma näen päris perekonnas ja tuleb isegi eemalduda. Sest nüüd maailm hakkab jagunema 2 ju ja need, kes vanas dogmas on kinni, ei suuda spirituaalsel rajal enam püsida, ei suuda siin isegi astuda, siis jututeemasid jääb väga väheseks. Üks räägib poliitikas, süüdistab Putinit ja ma ei tea keda veel. Teine räägib sellest, et manifesteerin endale seda, mis ma soovin ja loon endale oma unistuste elu, siis siin ei ole enam mingisugust haakumispunkti varsti. Paraku nii on, kes tahab vanast kinni hoida, ka hoiab ja kes tahab edasi liikuda, see ka liigub. Nii et siin on valikute tegemisel koht. Finantsalaselt siis ka ma näen siit, et tekib paljudel inimestel selline abitus, et ma ei saa hakkama. Maailmas ütlesin, et pangasüsteemides hakkavad asjad muutuma kardinaalselt. Nii et suurim väärtus, mida sa saad enda ellu tuua ja millesse investeerida on siis esiteks see, et sa oskad asju juhtida, et sa julged initsiatiivi võtta.
see võistlemise energia hakkab nüüd kaduma ja selle asemele tuleb selline hingesugulaste koos tegemise energia. Ehk siis, keda sa tahad enda kõrvale tuua oma unistuste elu. Ehk siis võistlemise ja võitluse asemele tuleb selline armastav, hoidev energeetika õigete inimeste vahel, kui sa oled autentne. Sest teised autentsed, ausad inimesed siis leiavad sind. Nii et tiimidesse investeerimine on praegu kõige olulisem, kommuunidesse investeerimine, üksteisesse investeerimine, enda loo rääkimine, enda loo laiali saatmine maailma aitab õigetel inimestel sind leida, sest nad resoneeruvad ja leiavad siis sind. Nii et see inimressurss ja inimsuhted, need on praegu kõige olulisemad selles muutuvas maailmas. Ja siis isegi ideed, mis tunduvad hullumeelsed, toovad rikkust ja viivad kurbusest ja sellisest madalast energiast välja, tervendades kõiki, kes siis sellesse gruppi kuuluvad. Et hea kommuune luua, kommuunidega ühenduda. Aga üldiselt ma näen, et aprilli algus toob siis sellise muutuse, et kõik need asjad, millest sa varem tundsid, et äkki ma ei ole piisavalt hea, ma ei tea, mis ma teen, kas ma ikka julgen, see kaob. Selle asemele ja süütunde asemele ka ilmub siis selline tunne, et ma tahan tähistada aga õigete inimestega. Ma tahan olla koos nendega, kes tõesti mind toetavad, kes mind innustavad, kes näevad mu edusamme. Ja kui sul on ümber õiged inimesed, siis tekib ka enesekindlus, sest nad näevad sinu arengut ja toetavad seda. Julge läbi utuste minna, eriti kui sa tunned ennast üksikuna. Üksikute huntide teekond on keeruline alguses, aga see-eest, kui üksikud hundid kokku saavad, siis tekib väga tugev hundikari. Nii et leia omad ülesse.